Kuidas meie veri hüübib? Vere hüübimine on tähtis protsess, mis peatab verejooksu. Verehüübe moodustumiseks peavad kindlas järjekorras aset leidma mitmeid erinevaid komponente hõlmavad sündmused. Kujutleme neid kui spordimeeskonna liikmeid, kui hüübimismeeskonda. Meeskonna liikmed on treenitud erinevatel spordialadel ning võistlevad kõik koos ühtse meeskonnana. Kõik meeskonna liikmed sõltuvad üksteisest, kui tahavad võistluse võita. Kui kas või üks võistleja katkestab, ei saa meeskond jätkata, kuna edasipääsemiseks tuleb osaleda kõigil spordialadel. Sama kehtib verehüübimise kohta, kus erinevad komponendid teevad koostööd verehüübe moodustumiseks. Kui ühe komponendi töö on häiritud, siis veri ei hüübi. Kuidas verejooks peatub? Kõigepealt saabuvad sündmuskohta trombotsüüdid, keda meelitab ligi veresoonte kahjustus. Just kui pealtvaatajaid meelitab ligi staadion, kus toimub võistlus. Võistlus algab. Esimesena toimub teatejooks, kus osalevad meeskonnana valgud, mida nimetatakse hüübimisfaktoriteks. Iga teatejooksja aktiveerib järjekorras järgmise, andes edasi teatepulga. Üheks põhijooksjaks on faktor 8, kes võtab teatepulga üle aktiveeritud faktorilt 9 ja annab selle edasi faktorile 10. See aktiveerib faktori 10, kes lõpetab võidujooksu, pärast mida saab alata järgmine etapp. Võistluse järgmiseks etapiks on jõukatse. Selles osaleb valk, mida nimetatakse fibriiniks. Fibriin on vastupidav, tugev ja vetruv, just kui tõstja. Tema etteastet vaatama jäänud publikust tekib tihe rahvasumm. Fibriin toimib võrguna, mis püüab kinni trombotsüüdid, et nad saaksid moodustada verehüübe ja verejooksu peatada. Sellega on võistlus lõppenud. Hüübimismeeskond on võitnud. Mis juhtub A-hemofiiliaga inimese veres? A-hemofiiliaga inimestel 8. hüübimisfaktor kas puudub või see ei tööta õigesti. Ilma 8. faktorita, meeskonna staarjooksjata, ei saa võidujooksu lõpule viia ja meeskonna võistlus lõpeb, sest tööle ei hakka fibriin, mis koondaks kokku trombotsüüdid. Verehüübe ei saa õigesti moodustuda ja verejooks jätkub. A-hemofiiliaga inimesi on võimalik ravida 8. faktori asendamisega. Asendusfaktori korral justkui palutaks mõnel teisel sportlasel, näiteks kõrgushüppajal, jooksjat asendada, et meeskonna võistlus saaks jätkuda ning verehüübe edukalt moodustuda. Kõrgushüppaja oskab küll joosta nagu meie teatejooksja, kuid ta käitub erinevalt. Ta jookseb kiiresti lühikese distantsi ja lahkub seejärel staadionilt. Kui üks kõrgushüppaja lõpetab, tuleb tema tegevust jätkama uus. Sarnaselt toimub 8. faktori asendusravi, mida manustatakse sagedaste intervallide järel, et verejooks peatada. Mõnikord takistavad 8. faktori toimimist inhibiitorid, mis ei luba kõrgushüppajatel võistelda. Kas tahate teada, mida see meie meeskonna jaoks tähendab? Selleks vaadake hüübimismeeskonna järgmist osa.